Tere tulemast, head podcasti vaatajad, väike suvevaheaeg hakkab läbi saama ja podcast Kaarman kõnetab, alustab jälle. Minu nimi on Andres Kaarman ja igas podcastis ma kõnetan ühte huvitavat inimest veel huvitavamate teemadega. Ja enne kui päris ära ununeb podcasti ja sisuliste teemade juurde läheme, siis pange sellele Facebooki või YouTube'i kanalisse ka väike like, et see leviks paremini ja teised ka näeksid seda. Aga mul on hea meel sisse juhatada meie tänane külaline, kelle haridustee on alanud Saaremaalt, sealt edasi läinud Tartusse, siis nagu Tanel Padar laulis Tartust Pariisi ja mingil ajal on ka ookeani taga ära käinud Ohios. Ja kui sisulise või töö poole pealt vaadata ja kui natukene tordiga nagu võrrelda seda, siis filmirežissöör, strateegilise kommunikatsiooni ekspert, aktiivne arvaja, kaitseliitlane, 2 aastat Nõukogude armees karastunud, nüüd juba 3-4 aastat poliitikas karastanud ja kui sellele tordile veel nii-öelda neid kirsse peale panna, siis Eesti Vabariigi kultuuripreemia, presidendi või vabariigi teenete märk, vist 4. klassi oma, mis veel, Postimehe aasta arvamusliider, et tere tulemast, Ilmar Raag, et kui see sissejuhatus nüüd nagu taustaks jätta, et kui kerge või raske on sellise CV pealt nii-öelda oma asju teha? No eks ta ole paneb sulle nõudmisi peale. See CV oli pikem, kui ma ise oleksin esimese hooga suutnud meenutada. Seetõttu tore, tänan sind. Aga ma tahan lisada seda, et Vikipeedias 2014 mingid asjad lõppevad, et mis sealt peale on tulnud, seda ma ei teagi. Väga huvitav, jah. Tegelikult mul on tunne, et oma kõige pikemat CV ma kirjutasin pärast keskkooli. Siis, kui oli millegi pärast enne ülikooli astumist oli vaja esimene eluloo kirjeldus teha ja siis see oli 2 lehekülge väga pikka teksti. Ja siis nagu praegust CV-d vaatad, siis sellest keskkooli lõpueelsest ajast on seal lihtsalt märk, et sündis. Okei, kuule, aga oled sa mälumängusõber ka? Vaatad, sa jälgid neid? Ma ikkagi üritan. Käid kuskil mängimas ka? Noorena ma oli küll Saaremaal just nimelt keskkooli võistkonnas, käisime pidevalt mängimas. Me jõuame selles mõttes mingite poliitiliste teemadeni. Sulle kindlasti ei ole see küsimus kuidagi raske, aga kui 1985. aastal kohtusid värske Nõukogude liider Gorbatšov ja Ameerika president Reagan, siis see ei ole ka kuulujutt, et Reagan oli ühte Vene filmi 8 korda vaadanud, et aru saada Vene tõelisest hingest enne seda kohtumist. See on hea küsimus, sellepärast Reykjavikis nad ju kohtusid minu meelest. Vist oli jah Reykjavik. Aga mis filmist oli juttu, seda ma ei tea. Ei olnud üldse mingi sõja- ja poliitikafilm, et vist oli 50. 60. aastate Venemaa elust, armastusest, pettumustest, läbielamistest. Nii, väga huvitav, ma tõesti ei tea. Okei, aga vastus on siis see, et see oli Moskva pisaraid ei usu. Okei. See on nüüd, film on tehtud 70. lõpus. Ja siis ta sai, miks Reagan võis seda vaadata, sellepärast, et see film sai omal ajal parima võõrkeelse filmi Oscari. Ja eks ta ole omamoodi huvitav film selles suhtes, et kui seda täna vaadata, siis näiteks on seal sees ka naise mees rollide konflikt, kus naine teenib tunduvalt rohkem kui mees. Ja mehel on sellepärast tuju ära. Aga ma sain aru, et vähemalt nii palju, kui ma lugesin, et see mõte, miks nad seda filmi vist vaatasid, miks ta seda vaatas, on see, et just aru saada, kuidas mõtleb nagu lihtne vene inimene, mitte selline riigijuht. Aga ma ühe küsimuse küsin veel, et seal samal kohtumisel nad siis omavahel arutasid ja vist oli, ma ei tea, kummalt küsis, pigem küsis Reagan, et kui juhtub midagi, kas Venemaa ja Ameerika on valmis, Nõukogude Liit ja Ameerika on valmis koostööd tegema? Mis pidi juhtuma? Mõlemad kinnitasid, et jah, sellisel juhul me teeme koostööd. Nii, jällegi väga huvitav, ma arvan, kas nagu ufod ründavad või? Just, et kui tulnukad peaksid ründama, siis me peaksime koostööd tegema. Ja.
Vot, kuule, aga jõuamegi natuke sinna, et kui nii-öelda ameeriklased enne seda kohtumist nii-öelda Nõukogude Liidu juhtidega tahtsid teada, mis nagu toimub, et sa oled ise ka erinevatel missioonidel käinud, ütleme Kesk-Aafrika Vabariigis, Malis, Ukrainas küll mitte missioonil, ja sa oled kuidagi öelnud, et pigem sinu selline huvi oli see, et just tajuda, mis toimub nagu ühiskonnas nagu tervikuna, õnnestumised, ebaõnnestumised, kus tekib rahulolematus, kõik selline asi, kuidas lahendatakse, et see on tõsi, sellepärast, et ma tõepoolest kaitseväkke sattusin juba suhteliselt küpses vanuses ja mind kutsuti ikkagi eelkõige sellepärast, et ma oskasin keelt, prantsuse keelt. Mis aga tähendas seda koha peal, et mingisugusel hetkel ütlesid ka ohvitserid mulle, et kuule, mine räägi ja saa teada, kuidas sellega on, et kas nad tahavad midagi teha või et me tahame nende juurest banaani osta või midagi sellist. Ja siis oli põhjust aru saada, millest nad aru saavad ja mida nad ei tee. Ja ma toon hästi lihtsa näite, et kui meie eestlased käisime Kesk-Aafrika Vabariigis patrullis nii moslemite linnaosas kui kristlaste linnaosas, kus olid erinevad hõimud, siis mõlemas linnaosas räägiti meile sellest, et meie tahaks rahu, aga vaat need seal, nad öösel tulevad üle kanali, tungivad meie majadesse ja lõikavad meie inimeste kõrisid läbi. Ja siis jääd mõttesse, et aga kuidas nüüd nende puhul on siis võimalik selle rahuni jõuda. Meie olime puhas politseimissioon või rahukaitsemissioon, me ei lasknud võib-olla 2 lasti kogu missiooni vältel, aga keegi surma ei saanud, nii et ma ütleks, et see oli antropoloogiline missioon ja selle puhul siis me nägime, et see, mis me teeme, omab suhteliselt väikest mõju, sellepärast et 2 kogukonna omavaheline tüli on nii kaugele arenenud, et rahule oli seal vähe võimalusi jäetud. Kui ma aga pidin veel enam edasi vaatama, et mis võib-olla on selle mitte sõja põhjused, aga rahu mitte saavutamise põhjused, siis mulle tundus, et need on mõlema kogukonna äärmuslased, millest ma tuletasin omal ajal reegli, et kui sa ei suuda oma enese kogukonna äärmuslasi ohjeldada, siis sa saad igal juhul selle konflikti kaela. Ja nüüd on jälle teistpidi on oluline, et Kesk-Aafrika Vabariigi puhul olid need piirid ja ajalugu väga pikalt segunenud, et ma võisin isegi rääkida sellest, et kuulge, et te olete lihtsalt ühes linnas, olete nii kaua koos elanud, põhimõtteliselt teeme siis niimoodi, et me rohkem ei lase, ühele jääb see 1 kvartal ja teistele teised, aga see reegel ei ole täpselt samamoodi rakendatav kõikidele konfliktidele. Ehk kui me võtame praegu sõja Ukrainas, siis väga palju on räägitud, et see on üle hulga aja üks nendest konfliktidest, mis on suhteliselt mustvalge, kus ikkagi üks riik läheb teise riigi territooriumile oma vägedega ja ta eesmärgiks kokkuvõttes, nagu me oleme näinud, on ka vähemalt mingisuguse osa Ukraina annekteerimine, enda külge liitmine, mis ei ole selline humanitaarmissioon või et me läheme sisse, lihtsalt teeme midagi, mille tulemusena tuleb meile sobiv olukord, siis me läheme jälle ära ja kohalikud valitsevad edasi, mis on lääne missiooni selline põhimantra olnud. Lään on tihtipeale nendes missioonides läbi kukkunud, aga ikkagi lääs on alati öelnud, et näiteks NATO ameeriklased Afganistanis, nad ei rääkinud iial sellest, et Afganistanist peaks saama Ameerika üks osariik või et sellest peaks saama nüüd Euroopa Liiduga liidetud riik, et sinna tehti võib-olla poliitiliselt kaheldavaid asju, aga igal juhul kogu aeg oli plaan, et me tuleme sealt ära. See on natukene sama, et siin võib-olla läänes me oleme kohati sellise naivistliku nagu maailmavaatega, et me läheme kuskile Lähis-Idasse või kuskile Araabia maadesse kedagi päästma, kuigi tegelikult nad ise nagu ei tajugi seda, et me vajame mingit päästmist. Ei, sellega on jälle keerulisem.
ja see on üks selline põhiõppetund, mis on omamoodi kahtlemata vastuoluline. Ja see on see, et kui jätta endises Jugoslaavias peetud operatsioonid vahele, siis võib öelda, et Lääs on viimasel 50 aastal kõik sõjad kaotanud või nagu suuremad konfliktid. Ja peamine põhjus on see, et tegelikult poliitiliselt ei ole soovitud panustada või pühenduda. Ma mäletan seda, siinsamas ühes podcastis me rääkisime Rainer Saksaga juttu ja ma tuletasin talle meelde ühte artiklit, mille kirjutas 2005. aastal endine Ameerika kaitseminister, kes töötas president Nixoni all ja kes hoiatas, et kui me nüüd oleme Afganistanis ja Iraagis, siis ärme tee seda, et me ühel hetkel oma liitlased hülgame. Täpselt seda, mida nad tegid. Ja sealt tegelikult me näeme, et läänemaailmale tegelikult on iseloomulik see, et võttes ette mingisuguseid ekspeditsioonisõdu, siis tegelikult ei olda valmis oma kavatsustega lõpuni minema. Minnakse korraks sisse, tekitatakse kaos, tullakse välja ja jäetakse see kaos kuidagi ise lahenema ja kokkuvõttes on läänel sellest halvasti läinud ja koha peal ei ole ka väga palju paremaks asjad saanud. Ehk et omamoodi lääne suurim probleem on see, et kui otsustatakse midagi teha, ka oma väärtusi kusagil kaitsta, siis ei tehta seda piisava pühendumisega. Aga see on vastuoluline jälle seepärast, et kui seda teha, siis väga lihtsalt võib külge saada sellise neokolonialismi sildi. No vaata, eks see taust on nii oluline, et sa tõid natukene sisse vaata Jugoslaaviat, et ma omal ajal kaitseministeeriumi ajal käisin ka nagu Kosovas, et sel ajal, kui see Kosovo hakkas nii-öelda iseseisuma, et selleks, et mõtlesid küll, et mis see on siis see serblaste ja albaanlaste vahel on, aga siis lõpuks nagu kohalikud selgitasid, et see ei ole siin aastakümned, meil 14. sajandist on meil need probleemid umbes, et seda te ei suuda siin lahendada. Ja siinkohal tulebki siis nagu näha, et ma ütlen, ma möönan seda, et teinekord on võimalik seda rahu ja stabiilsust kehtestada ka niimoodi, et sul on lihtsalt mingisugune jõukontroll peal, mille tulemusena saadakse rahu. Ja ma mõtlen, et see on tehniliselt võimalik, aga ma ei taha ütelda, et see on poliitiliselt alati õige. Aga ma toon lihtsalt selle näite, mis on kõige halvem näide üleüldse. Et põhimõtteliselt sellest hetkest, kui Eesti läks Vene impeeriumi alla, siis sellest hetkest kuni esimese maailmasõjani Eesti territooriumil sõdu ei olnud. Et teatud mõttes oli olemas stabiilsus ja nüüd ise küsimus on see, et kas me just sellist stabiilsust tahtsime. Aga ma saame aru, et siin on selline imelik vastuolu selles asjas. Kuule, aga nendest erinevatest konfliktidest rääkisin, et nüüd mitte eksida, ma panin tegelikult kirja, et sa räppar Sammi tead, eks? Et Sammil on hästi popp laul, vaata, on see, et usalda mind kallis, olen maailma näinud, olen Põltsamaal, Vinnis ja Abja Paluojas käinud. Et tõenäoliselt Eestis on väga palju inimesi, kes ei olegi väga kaugemal käinud. Et kuidas me nagu riigina või ühiskonnana peaks sellistele inimestele viima seda teadmist, nagu mis toimub üldse? Niimoodi, nagu me seda teeme, mina usun informatsiooni liikumises ka nii-öelda vajaduse põhisesse vabadusse, ehk et kui inimesel ei ole midagi väga vaja, siis ta ei ürita ka informatsioonist aru saada või meelde jätta. Et kõige lihtsam näide on praegu meie Ida-Virumaa, kus Eesti riiki on tegelikult väga-väga õhukeselt. Ja seetõttu võib ka sealt kohalikest venelastest aru saada, et ma võin ju põhimõtteliselt eesti keelt õppida, aga kui mul seda vaja ei lähe, et miks ma siis seda õpin. Ja senikaua, kuni meil on olemas üks küla, kus inimesed tahavad elada ainult külas, ega neil on kokkuvõttes ikkagi täiesti ükskõik, mis suures maailmas toimub. Ja nii on see läbi sajandit olnud ja võib-olla niimoodi ka jääb. Et see, mis me näeme Eestis, mis on see nii-öelda kaks Eestit,
et ka see on tegelikult ju ajalooliselt pea kogu aeg olemas olnud, ehk et Tallinn on alati läbi aja erinenud ülejäänud Eestist ja kui me võtame ka paljud muud riigid, siis no ma toon näiteks Prantsusmaa, kus sakslastega kokku leppe teinud Pétain, Marshal Pétain ütles, et Pariis on Prantsusmaa mädapaise, vihjates sellele, et see linn mõtleb ja elab teistmoodi kui ülejäänud riik. Aga sellise informatsioonini me juba jõudsime, et siin ütleme paar nädalat tagasi lahvatas Rannarootsi see nii-öelda lihaskandaal ja selle taustal mindi kohe Narva piiripunkti, võeti intervjuusid piiriületajatelt, et kas see on teatud seltskonnas nagu prevaleeruv arusaam, et kui üks noormees seal ütles, et noh, tore on edasi-tagasi käia, et varsti oleme nagunii üks Venemaa kõik? Ei, siin nüüd kui me vaatame seda kogukonda, siis ma soovitan ikkagi alati vaadata seda eelkõige läbi sotsioloogi pilgu. Ja siin me näeme seda, et nii nagu me ei saa ütelda, et kõik eestlased on ühte nägu välimuselt ja mõtetes, nii ei ole seda ka vene kogukond. Ja kõige laiemal skaalal me näeme, et umbes kolmandik vene taustaga Eesti elanikkonda on Eesti ühiskonda niimoodi ära integreerinud viimase 30 aastaga, et me tegelikult ei saa enam arugi, et tegemist on venelastega, kui niimoodi ütelda. Et nad räägivad puhtalt eesti keelt ja tihtipeale mõtlevad ka täpselt nii nagu igaüks meist. Ja seejärel on päris kindlasti olemas see tõsiselt impeeriumimeelne seltskond, ja nende olemasolu võib seletada ka sellega, et kus iganes meie satume väliseestlaste hulka, siis väliseesti kogukonnas me tihtipeale leiame nagu super turbomaru rahvuslasi, kes kompenseerivad seda, et nad elavad kusagil mujal sellise väga patriootliku tundega, et mitte sulanduda kohalikku kogukonda. Ka venelastel on täpselt see sama asi olemas, seetõttu, kes siin iganes Kaupo ütleb, et meil ei ole neid vastalisi gruppe või see ei ole ohtlik, võib-olla ohtlik ei ole, aga nad on igal juhul olemas, kui me vaatame uuringuid, siis tuletatuna näiteks küsimusse, et kas te olete uhke Eestis elamise üle või et kas te tunnete seost Eestimaaga, võiks ütelda, et Eestis on umbes 15 halvemal juhul 20% venelasi, kes tegelikult vaiksel viisil oleksid ka Venemaa ihaldajad või kui Venemaa siia tuleks, nad võib-olla seda tervitaksid. Ja siit näeme, et sinna keskele jääb umbes 40% suurune kogus venekeelseid või vene juurtega kodanikke, kelle puhul öeldakse, et nemad väärtustavad kõige enam stabiilsust. Et seni, kuni Eestis on olukord stabiilne, seni, kuni neil on tööd, raha, nälga ei ole, senikaua elavad nad hea meelega Eestis ja omal viisil töötavad ka selle ühiskonna heaks, ehkki me ei saa nende puhul rääkida sellisest ideelisest lojaalsusest. Aga kas me eestlaste puhul kõikide puhul saame rääkida? No ei saa, aga selles mõttes, et ütleme need samad inimesed, kes sa nagu rääkisid, et kas nad selles mõttes nagu tajuvad seda, et nad käivad siin pidevalt ka osad üle piiri on ja et kui ütleme hea elu on mõnes mõttes Eestis, kogu see turvalisus, majandus, muud asjad, et kas nad nagu või nad ihkaks seda, et oleks samasugune majandus, aga nii-öelda, ma ei tea, kultuur oleks teine või? See on väga vastuoluline küsimus, laias laastus on vastus muidugi see, et läbi 30 aasta see Eesti integratsioon on töötanud läbi selle, et meie majandus on arenenud kiiremini ja paremini kui Venemaa provintsides. Ehk et kui Moskvas ja Leningradis on täiesti selline lääne tasemel elu, siis kas või Pihkva oblasti vaated on, see on ikka päris kole. Ja täiesti uskumatu, kuidas Eesti naabruses see piiri ületades satud justkui teistsugusesse maailma. Ja me oleme seda näinud ka läbi selle, et kui Venemaa kuulutas välja oma kodanike tagasikutsumise programmi, siis tegelikult ei ole need venelased sinna tagasi läinud, ehkki Venemaa oleks neile pakkunud rahalist toetust, mingisugust abi ka elukoha leidmisel ja nii edasi. Ilmselt Eesti elus ongi siiski midagi atraktiivset.
Ja nüüd tuleb see nagu vastuolu koht. Ja vastuolu koht tuleb sellest, et kui me läheme näiteks Venemaale ja vaatame, milliseid filme vaatavad vene noored või üleüldse venelased, siis tuleb välja, et täpselt nagu üle kogu muu maailma on Hollywoodi filmid ka nende lemmikute seas. Nii et nad võivad näiteks ameeriklasi ühtaegu ihaldada, kadestada ja samal ajal on ameeriklased selle kogu maailma kurjuse kehastus. Niimoodi, et nüüd Vene marurahvuslane, ta võib hea meelega ütelda, et mulle meeldib elu Eestis, aga kui ta peab mingisugust kultuurilist eelistust paika panema, siis ühel hetkel tuleb see välja, et ta ikkagi ütleb, et venelased ei anna alla, et me ei ole kunagi ühtegi sõda kaotanud. Ka Ukraina sõda, võib-olla see ei ole nüüd kõige parem asi ja võib-olla on vale, et me seal sõdime hakkasime, et ukrainlased olid ikkagi vennad, aga me ei saa ju kaotada. Ma pean tunnistama, et ma ei ütle, et see mul nüüd lemmikseriaal on, aga ma pole tükk aega nii palju naernud, kui seda venelaste enda Naša Rašat vaadates, et võib-olla ütleme tänapäeva noor nagu sellest nagu aru ei saa, aga see tehti ka, ütleme seal 2010. aastate alguses. Kas täna oleks selline asi üldse võimalik, et kuidas naerdakse venelaste enda üle? Ei, täna enam sellisel kujul ei ole. Ja ma pean ise ka ütlema, et Venemaal oli täiesti uskumatult tugev ja aus selline avalikustamise või enesekriitika laine, mis algas peale umbes 85-86 aastast ja kestis enam-vähem kuni Polotnaja protestideni, siis kui inimesed tulid tänavale, et protestida Putini taaskordse presidendiks saamise vastu. Ja pärast seda tundub, et päris mitmel pool keerati ekraanid ikka lõplikult tagasi kinni. Aga seal vahepeal tuli välja see, mille kohta vene intellektuaalid on siiski ütelnud, et selline valmidus ennast jälestada, nii nagu Dostojevski seda on võib-olla teinud, et see on ka vene kultuuris täiesti olemas. Ja jällegi, kui me tahame seda panna nii-öelda poliitikakeelde, siis tuleb ütelda, kui palju neid inimesi on, kes on valmis jälestamisega kaasa minema ja me näeme sama rida, et isegi kui sellest sügavast vene külast võime leida selle mehe, kes räägib, et ülemused on nii lollid ja kõik varastavad, siis samal ajal võib ta olla maru patriootlik ja samal ajal siis me leiame üles need intellektuaalid, keda ei pruugi olla rohkem kui 20%, kes ütlevad, et aga tegelikult me tahaksime, et Venemaa oleks ju ka sama normaalne riik, nagu me näeme eelkõige siis lääne vaadates Euroopat, et selline euroopalik, selle 20% jaoks on täiesti selge väärtus. Ainult, et 20% paneme ta siis Ukraina sõja alguses tehtud küsitlustesse, kus tuligi välja, et 20% oli sõja vastu ja 80% leidsid, et see on täitsa normaalne või hea mõte. Aga see Naša Rašas küll, ma isegi mõtlen, võib-olla isegi Eesti ühiskond ei oleks nii avatud ja valmis, et see, kuidas nad nagu ilkusid või naerisid kogu selle korruptsiooni, onupoja poliitika, varastamise selle üle, et ütleme, see pole ju esimene kord, ütleme ka If ja Petrov 12 tooli. Kuigi seal natukene oli teine, et seal naerdi selle kodanluse üle nii-öelda. Ma tegelikult arvan, et mitmes mõttes ilkuda võib siis, kui usutakse iseenda tugevusse. Ja meil on kogu aeg oma riigi pärast nii palju ka vaikselt hirm, et me võib-olla kõiki tabusid ei julge puudutada. Ütleme suhteliselt nagu lihtsad asjad, mida tujurikkuja tegi või taolised huumorikollektiivid, et need on raputanud ju ühiskonda niimoodi, et oleks ikkagi ettevaatlikud minu meelest. Tervikuna, et meil ei ole sellist, et see on, enesekriitika on tulnud võib-olla teistmoodi, ta on tulnud läbi siis populismi, kus kriitikat tehakse kriitika pärast või kus kriitika saab alguses jõuetuse tundest. Ütleme, nii nagu me nägime kogu Euroopas sellise
konservatiivse populismi tõusu, niimoodi nägime seda ka Eestis, aga huvitav oli siis vaadata, et selle baaslava oli need inimesed või need regioonid Eestis, kus oli kõige vähem sotsiaalset mobiilsust. See tähendab seda, kus inimesed tundsid, et neil ei ole juurdepääsu piisavale haridusele või rahale, et neil ei õnnestu oma elu järge parandada. Ja sealt tuleb viha, sest keegi peab ju süüdi olema, et mu elu kuidagi ühe koha peal seisab. Sul on üks lemmikteema on ka selline, ütleme, väärinfo. Ma isegi võib-olla tänapäeval ütleks seda, et võib-olla kohati on seda, vaata seda nagu otsest valeinfot on nagu vähem, on ju. Aga pigem on nagu see põhimõte, et räägitakse tõtt, ainult tõtt, aga mitte kogu tõde. Samas inimesed nagu reageerivad nendele asjadele kohati üle, et kui me keerame, ütleme, seda seierit, ütleme, sinne 10 aastat tagasi, vaata siis tuli nagu mõnes mõttes tuli EKRE, on ju, väga populistlik, nagu nahaalselt inimesed läksid kaasa. Aga nüüd kuidagi need kriisid, kogu selline väsimus on nagu nii kaugele läinud, et kuidagi Isamaa ja võib-olla Keskerakond haaravad nagu hoopis suuremat hulka. Et kas see näitab, et see inimeste nagu hulk on nagu kuidagi kasvanud, kes on nagu lihtsalt mõjutatavad ja kõik, et ma arvan, et maailm meie ümber ikkagi praegu muutub ja ta muutub läbi selle, et kriiside mitmed juurpõhjused, see on halb sõna, ei ole kuhugi kadunud. Üks juurpõhjustest on kahtlemata demograafiline areng kogu Euroopas, mille tõttu on siis vastandlikud surved, et ühest küljest majandusel on arenguks inimesi vaja ja ühiskonnad ise ei sünnita sama palju. Et see, et me Eestis muretseme eestlaste järelkasvu pärast, et see on ju, nagu me teame, laiemalt Euroopa teema. Ja mitte ainult Euroopa, Venemaal sama probleem, Ukrainal sama probleem, et on kahtlemata olemas. Ja teisest küljest, kui algas Ukraina sõda, siis suurematele julgeoleku analüütikutele oli see märk sellest, et ületati üks punane joon, kus normaliseeriti suuremad konfliktid. Ja üteldi, et sõdade puhul kõige olulisemaks fenomeniks, nähtuseks on see, et nad vaikselt valguvad üle piiride mingil muul kujul. Ja me oleme näinud, et Ukraina sõjaga samal ajal oli sõda Süürias, mis leidis ühe lahenduse, seejärel see Gaza teema, mis on nüüd arenenud kuni sõjani Iraaniga. Hiina on samal ajal kogu aeg oma retoorikat muutunud agressiivsemaks ja ehkki nad ei ole küll alustanud Taiwani vastu konventsionaalset sõda, siis mitmesugused muud sammud on väga selgelt näitamas, et ka nende jaoks selline avalik vastasseis läänega on muutunud normaalsuseks ja mis meie kõigi jaoks tähendab kokkuvõttes seda, et see konflikt, see suur kriis on vaikselt kogu aeg tiksumas, aga inimese jaoks tähendab seda, et me harjume sellega ära, et me väliselt elame oma elu, rahuliku elu edasi, aga see kriis väljendub sellises kramplikumas konservatiivsuse hoiakus. Konservatiivsus on ju see, kui me ütleme, et jäägu nüüd kõik nii, nagu praegu on, ärgme jumala eest midagi muuda, sest võib-olla läheb halvemaks. Mis on mõnikord ka tõsi. Nüüd selle valeinfo juurde, ma tahan ütelda seda, et me teame, et on olemas teenistused, kes toodavad valeinfot, kelle eesmärk on ühiskondi lõhestada ja see on kahtlemata täiesti oma teema, aga teistpidi jälle, kui selles meie maailmas, tsiviliseeritud maailmas on info faktiparandajad või faktikontrollijad, siis tegelikult neid faktikontrollijaid ei ole vaja mitte selleks, et vastane või teine pool seda näeks ja saaks aru, et jah, ta eksis, vaid see on pigem meile endale vaja selleks, et me püüaksime ise kogu aeg maailma analüüsida. Ma toon siin ühe lihtsa näite, et ka läbi mitme ameti olen ma olnud nende seas, kes on pidanud lugema regulaarselt
küll julgeolekuraporteid ja muid raporteid ja läbi kogu selle protsessi ma pidevalt näen, et mingisugune osa nendest raportitest osutab kriisidele, mida tegelikult ei tule. Missioonidel oli kindel, et igal kuu mingisugusel hetkel tuleb nüüd karm hoiatus, et me saime informatsiooni, et õige pea meie laagri vastu tuleb seal miinipilduja rünnak või et terroristid on kusagil liikvele läinud. Mitte midagi ei juhtunud. Ja täpselt samamoodi nüüd Ukraina sõja algusest saadik on räägitud, et kui Venemaa saab väga vihaseks, siis ta viskab tuumapommi, siis tõsi on see, et kui me vaatame statistikat, siis sõja algusest saadik on tugevnenud hübriidrünnakud kogu lääne vastu, mille osaks on ka rünnakud näiteks energiataristu vastu, et elekter seisma panna, lennuliiklus ja nii edasi, ja statistika järgi oleks nüüd möödunud aasta sügisest kuni tänaseni pidanud tõenäosusteooria järgi midagi juhtuma ka Eestis, aga ei ole juhtunud. No, ja mis tekitab siis küsimus, aga kui need hoiatusi pidevalt antakse, kui ukrainlased ütlevad, et on täiesti võimalik, et lähima poole aasta jooksul Venemaa organiseerib tõsise hübriidrünnaku Poola ja Balti riikide vastu, aga seda ei ole veel juhtunud. Ja ma mõtlen selle puhul, et kuidas sellesse suhtuda, sest võimalik, et mitte midagi ei juhtu ja samal ajal need eeldused ei ole mitte kuhugi kadunud. No see ongi, et ma ei tea, kas sa oled ka ise kirjutanud, et kui kuskil julgeolekuraportis on see, et me ei saa ignoreerida võimalust, et ühel hetkel Venemaa meid ründab. Nüüd ta käib kuskilt poliitikutest, ajakirjanikest läbi ja lõpuks see, mis rahva peadesse jõuab, on umbes 50-50, et järgmine aasta midagi toimub. Et kuidas sa ise hindad, ütleme, ajakirjandus peab selles mõttes ennast müüma, poliitikud peavad oma valijaid nii-öelda koondama, et kas poliitikute ajakirjanduse roll võiks pigem olla just rahustav, Ei, see on nüüd, see rahustamise jutt, see on ka vale jutt ja ta on selles suhtes kahtlemata vale jutt, et selle tulemusena ühiskond tervikuna kaotab valvsuse. Ja nagu ikka, on medalil 2 poolt. Üks on see, et kui sa pead liialt pikalt elama kriisi tingimustes, siis sa ühel hetkel ei hooli enam. No näiteks Ukrainas Kiievi elanikud sõja 4. aastal väga tihti õhuhäire puhul enam kuhugi varendisse ei lähe. Nad vaatavad oma nendest äppidest järele, šaheedid lendavad, aga tühja sellest. Et suur osa nende sihtmärkidest on sõjalised, kõik ei ole tsiviilasjad ja kui jumal tahab, siis nii läheb, üldiselt pigem ei lähe. Ja kui me vaatame, siis jah, tõesti reaalselt ega nende tsiviilohvrite hulk nüüd meeletu suur ei ole, aga ta on suur sel hetkel, kui me viiksime need samad sündmused nii-öelda rahuaegse normaalse ühiskonda tasandile, kus ka terrorirünnakus üks surnud inimene on ühiskonna jaoks katastroof. Nii, aga ma tulen nüüd tagasi sellele, et inimesed harjuvad selle kriisiga ära. Ma toon näite siis Eestist. Nii. Et me oleme aru saanud, et juhul, kui toimuks sõda Venemaaga, siis konventsionaalselt sõda tõepoolest praegu lähiajal kindlasti oodata ei ole, sest neid märke ei ole, aga me näeme, et on siis tõenäolisemad kas mingi hübriidrünnakute jätkumised, mis ühel hetkel võivad Eestisse tulla, või siis ka mingisugune kaudtule sõda, umbes niimoodi, nagu see suures osas praegu käib Iraani ja Iisraeli vahel või ka siis Venemaa ja Ukraina vahel käivad need süvalöögid, kus sul kedagi, sõdurite jalg Eesti külades ei marsi, samal ajal aga raketid võivad lennata. Ja nüüd siin on oluline, et me näeme Ukraina puhul seda, et ballistiliste rakettide vastu enam-vähem korralikult suudab aidata ainult Patriot-tüüpi siis õhutõrjesüsteem. See, mida Zelenski nüüd kurtis, et Trump ei andnud. Jah, sellepärast, et ameeriklastel endal
hakkavad ka need rakettide varud otsa lõppema ja nad hoiavad kogu aeg endal teatud strateegilist varu juhuks, kui algab sõda Hiinaga, et Ameerika ise oleks kaitstud. Aga tuleme siis selle nagu Eesti või Balti riikide olukorda juurde tagasi. Ka meil on räägitud, et parimal juhul me saame endale ballistilise raketi vastu kaitse 2030. aastal. Okay. Ja seda räägiti enne seda, kui algas peale sõda Iraanis. Praeguse variandi järgi on, kus need rakette on kõikjal ära kulutatud ja ameeriklastel on vaja oma reserve täiendada, on täiesti võimalik, et ka meile need tarned õigel ajal ei jõua. Mis omakorda tähendab seda, et kui millegi pärast venelastel oleks piisavalt aega, et natukene nüüd varuda oma rünnakuks ballistilise rakette, näiteks sõda lõpeb Ukrainas otsa ja sõda algaks Venemaa vastu, siis lähima 4 aasta jooksul vähemalt ei ole Eestis isegi mitte planeeritud ühtegi tõelist kaitset ballistika vastu. Mis tähendab, et kõik ballistilised raketid tuleksid läbi, tabaksid oma sihtmärke ja kahtlemata põhjustaksid väga olulisi purustusi. Ega me nüüd nagu sellest igapäevaselt ei räägi. Me ei räägi seda võib-olla sellepärast, et me ei saagi midagi hetkel teha, lihtsalt lahendust ei ole. Välja arvatud see, et meil on varjendid, kuhu minna ja välja arvatud see, et nagu me näeme Ukrainas, ühe linna puruks laskmine nõuab kaugelt pikemat aega, palju rohkemaid ballistilisi rakette, kui hetkel ka venelastel oleks varutud, et tegelikult seda on küll väga küüniline ütelda, aga kui toimuks selline sarnases mastaabis kuu aega kestev raketikampaania Tallinna vastu, siis väga paljud elaksid selle üle ja väga suur osa linnast elaks selle ka üle. No aga me vaatame täna ka, ütleme seda Venemaa-Ukraina konflikti, et tundub, et ütleme kogu need droonid, muud asjad, et need lähevad ikkagi niivõrd nii-öelda paremaks ja soodsamaks, et kui eestlased nagu varem ei teadnud, mis on näiteks Wildberries on ja siis nüüd teavad praktiliselt kõik. Et ma just eile vist lugesin, et kui Wildberriesel on umbes 5 miljonit ruutmeetrit, kes kuulajatest ei tea, et siis ta on nagu nii-öelda Venemaa Amazon, siis ligi 1 miljon ruutmeetrit, et iga 5 ruutmeeter on nii-öelda ukrainlaste poolt üle Venemaa nii-öelda kas läbi ära pommitatud, põlema pandud, et ühel hetkel ei peagi nii-öelda sõdurid üle piiri astuma, et lihtsalt raketid lendavad. See ongi üks teooria, mida algselt aretati Teise maailmasõja ajal, aga mida kõige paremini viidi ellu võib-olla endise Jugoslaavia konflikti ajal, kus ühel hetkel NATO pommitas Serbiat, ilma et NATO sõdurite enda saapad oleksid Serbiasse läinud. Ja see tulemus saavutati, mille järel ka Venemaa kindralstaabis valmisid sõjaakadeemilised artiklid, mis osutavad, et kõige parem oleks sõdida niimoodi, et meil on lihtsalt nii palju rakette, et me pommitame vastase talistuma. Sest sõja eesmärk üldjuhul ei ole ju mitte vastase okupeerimine, vaid et see, et vastane hakkaks tegema seda, mida sa ütled. Sellest jällegi Ukraina sõda on teistsugune kui väga paljud viimase aja sõjad, kus on soovitud ikkagi seda tükikest Ukrainat liita Venemaaga ja see ala ka selgelt etniliselt puhastada, venestada niimoodi, et seal Ukrainast ei jääks midagi järgi. Sest Wildberriesest rääkides ütleme, et sõda hakkab mõnes mõttes ka nagu lihtsa venelaseni jõudma, et ka ütleme see kütusekriis, minu arust on väga edukalt ju pommitatud neid nafta rafineerimise tehaseid, muid asju, et kuidagi nagu lihtne venelane hakkab sellest sõjast aru saama. Ma just kas oli Raivo Vare ütles kuidagi omal ajal väga hästi, kui see nii-öelda kriis hakkas, et lihtne venelane istub umbes toas, ta vaatab telekat ja siis teeb külmkapi ukse lahti. Külmkapp jääb aina tühjemaks, aga ta ikkagi usub seda, mis nagu telekast räägitakse. Jah. Nüüd kõigepealt, miks Wildberries? Selle kohta ma võib-olla usuksin või tsiteeriksin
üht inglise sõjaajaloolast Michael Howardit, kes ütles, et viimati võideti sõda läbi suurepärase taktikalise või strateegilise väejuhtimise Napoleoni sõdade ajal. Et kõikides hilisemates sõdades otsustasid sõdade tulemused kas tehnoloogiline üleolek või tagala tugevus. Ja kõige parim näide on ikkagi esimene maailmasõda, kus kaotajariigi väed viibisid võitjariigi territooriumil kaotuse hetkel. Ehk et Saksamaa sel hetkel, kui riik lihtsalt kokku kukkus, sõjaliselt veel ei olnud kaotanud. Ehk lootust tal ka väga palju ei olnud. Ja nüüd me näeme siis selle Venemaa ja Ukraina puhul olukorda, kus kõik tunnistavad, et rindel on Venemaa ja Ukraina hetkel suhteliselt võrdses seisus ja kõik, mis võib mängu muuta, on see, kuidas ühiskonnad vastu peavad sellele, kuidas neil materiaalne olukord või kuidas ühiskonna logistika vastu peab. Ja praegu me näeme järjest rohkem märke sellest, et Venemaa hakkab seda valu tundma. Suur küsimus, millele hetkel ei oska keegi vastata, on see, kui suur on Vene valulävi. Ütleme, Vene mužik seal külas, ta võiks ilmselt vastu pidada väga kaua. Ja mõnes mõttes on õigus ka neil, kes osutavad näiteks Iraani näitele, kus fanaatiline seltskond, kes praegu Iraani juhib, nad ütlevad, et aga me oleme läbi sajandite elanud ka niimoodi, et lihtsalt koopas, jah? Elanud, mitte koopas küll, aga sellelt põllult suhu elanud ja me saame ka niimoodi hakkama, et me ei hakka ju ometi alistuma Ameerika imperialistidele. Ja samasugune hoiak võiks olla ka Venemaal, et nad saavad hakkama ka siis, kui kogu see suur tehnika, moodne tehnika neilt ära võtta, aga Venemaa on siiski oluliselt arenenum riik selles suhtes, et neil on eliit, kes näeb oma tulevikku ainult integreerituna suurde maailma, kus nad võivad samuti seda rikkust koguda. Ja praegu on siis kõige rohkem lootust või hinnanguid antud, et just selle eliidi seas on need võimalikud riigipöörajad, kes ühel hetkel ütlevad, et see riik, see Venemaa läheb praegu niimoodi põhja, et kui me pikalt venitame selle piduri tõmbamisega, siis ei ole meil pärast ka neid tükke, mida kokku korjata. No aga siiani kohati loeme sellest eliidist, et kes kukub rõdult alla ja kes upub ja... Ega selles suhtes ma kahtlemata ei taha praegu ütelda, et ma tean, mis on juhtumas, sellepärast, et üks järjekordsetest teooriatest ütleb seda, et riigis on võimalik valitsust pöörata siis, kui vähemalt mingisugune osa jõuametkondadest tuleb riigipöörajate selja taha. Ja siin 2 näidet. Toimusid ju 2020. aastal tohutud demonstratsioonid Valgevenes Lukašenko režiimi vastu. Tundus, et kui sul on 2 miljonit inimest tänaval, siis see president peab ju kukkuma, see diktaator. Aga ei, sest sealne KGB ja armee jäi režiimi kontrolli alla. Iraanis täpselt sama asi, et veel selle aasta algusest olid seal meeletud meeleavaldused, mille tulemusena väidetakse, et mitu tuhat inimest pärast režiimi poolt ära tapeti karistuseks. Aga midagi ei juhtunud sellepärast, et see süsteem, selle võimuametkonnad olid piisavalt tugevad. Nii ka Venemaa puhul me tegelikult ei tea, kui tugev on FSB või Vene armee sealt praegu seespoolt, kes nad ilmselt võivad veel mõnda aega kannatada. Ja teisest küljest me oleme just praegu väga ohtlikus ajajärgus, kus on toimumas mitu sündmust, mis on need otsustuskohad, mis palju määravad. Kõigepealt Venemaal toimuvad Riigiduuma valimised septembris, mis võib-olla ei ole nüüd kuigi tähtis sündmus, sest me teame selle tulemust ette, aga sellega kaasnevalt on usutud, et selleks, et sõda edasi pidada, peab
uuenenud Riigiduuma koosseis võtma vastu otsuseid, mis puudutab näiteks mobilisatsiooni või nii-öelda sõjamajandust, kus siis senisele kapitalismile pannakse ikkagi punkti ja hakatakse teistmoodi elu edasi elama. Ja samal ajal teatakse, et ega see venelastele väga ei meeldi. Nii et ma tahan öelda, et Venemaa ees seisavad kohe-kohe väga rasked otsused. Ta peab neid tegema, sest kui ta neid ei tee, kui ta mobilisatsiooni välja ei kuuluta, siis võib pole enam midagi rindele saata. Pole midagi rindele saata ja kaotus tuleb teistpidi kätte. Venemaa on sellest selgelt praegu kahvlisse pandud. Ma tahan öelda sellega seda, et ma ei oska selle tulemusi praegu ette ütelda, aga ma möönan, et need tulemused võivad olla ka halvad, sellepärast et on väga paljud osutanud, et mehed, kellel ei ole enam midagi kaotada, need võivad teha ka meeleheitlikke samme ja ega see meile väga hea ei ole. Suures plaanis, nagu sa ütlesidki, et väga suur osa Venemaast elab nii, nagu elas 20 aastat tagasi ja võib 20 aastat veel elada, et kui midagi nagu tõsiselt juhtuma hakkab, siis pigem Moskvast ja Peterburist, et seal hakkab kellegi kannatus nagu katkema või? Seal on 2 suurt versiooni selle Venemaa lagunemise või pöörde koha peal. Esimene versioon või teooria ütleb, et kõige tõenäolisem on nii-öelda paleepööre, et kus õukondlased juba hiilivad padjaga tsaar Paul I magamistuppa, et teda seal ära kägistada. See on üks versioon, mis on kohe-kohe juhtumas. Ja teine on see, et alati, kui taolises mitmerahvuselises ja tegelikult väga killustunud riigis keskvõim nõrgeneb, siis regioonid hakkavad elama oma elu. Ja Venemaal on regioone, kus teatud separatism või suurema autonoomia taotlused on olemas. Nii et mõlemad on võimalikud, kui toimub paleepööre, mille tulemusena keskvõim kohe kiiresti võtab ohjad kätte, siis ei juhtu regioonidega midagi. Ja võimalik on ka see, et paleepööret ei ole, aga riik nii palju laguneb, et ta äärest hakkab pudenema. Somaaliaks päris ei muutu? See on üks tänamatu asi ütelda, et kuidas seal Venemaal nagu läheb. Ma oskan siinkohal rääkida ainult eeldustest, aga ma tahan öelda ainult ühte asja. Et kuna me oleme praegu sellises perioodis, kus ma julgen siiski ütelda, et lähima aasta jooksul toimuvad mingisugused sündmused, mis võivad Venemaa nägu või meie suhteid, lääne suhteid Venemaaga väga oluliselt muuta, siis küsimus ei ole ainult selles, millal tuleb rahu Ukraina ja Venemaa vahel. Küsimus on eelkõige selles, milliseks kujuneb Venemaa nägu pärast seda. Ehk et väga palju sõdu on kaotatud mitte lahinguväljal, vaid pärast seda, kui seda stabiliseerimist ei ole sellisel loodetud kujul suudetud läbi viia. Ma just hiljuti kuulasin ka ühe nii-öelda Euroopa sellise tippametnikuga ühte intervjuud ja ütles, et tegelikult seda naivismi on nagu mõlemalt poolt, et ühelt poolt see läänelik naivism, et Putini režiim kohe kukub kokku, on ju, ja teiselt poolt, et ma ei tea, Venemaa varsti saavutab nagu edu ja nii ja naa, et eks see tõde on kuskil seal me näeme seda, et vahepeal. Mis on nende kriiside puhul tihtipeale toimunud, on see, et kui kriisid arenevad väga aeglaselt, siis süsteemid kohanevad. Näiteks on ka meie mõlema hea sõber Rainer Saks osutanud sellele, et osaliselt teatud regioonides on venelased suutnud kütusevarud või varustamise kuidagi normi saada. Me oleme seda näinud näiteks seeläbi, et Ukrainas oli 23. aastal periood pärast nende vastupealetungi läbikukkumist, kus lääs kaotas suuresti lootuse ja Ukrainas oli tohutu suurtüki mürskude kriis, millest räägiti ka Eestis päris palju. Aga kuna rinne ei kukkunud kohe kokku, siis algas kohanemine peale, millest sündis droonide revolutsioon. Et järsku leiti droonid, millega asendati suurtüki mürsud
ja tänaseks hetkeks, nüüd siis 3 aastat hiljem, on lahinguväljal kõige surmavamaks relvaks saanud just nimelt droonid. Ja tegelikult sarnast kohanemise või innovatsioonitsüklit me võime siiski näha igal pool, et kui süsteem lubab endale neid võimalusi, et innovatsioon toimub, siis sellega saadakse hakkama. Halb variant on muidugi see, kui inimesed ühel hetkel lepivad, et tühja mul internetis ja tühja mul masinatest, et senikaua, kuni mul on põld siin maja kõrval ja ma saan seal kartulit kasvatada, ka selline seni on selle inimesel lootust ja ma ütlen, et selline kohanemine ei ole see, mida nüüd meie otsime. Tegelikult me jõudsimegi sinna, millest me alguses kokku leppisime, et räägime ka nii-öelda sellest innovatsioonist, aga selle eelmise jutu kuidagi kokkuvõtteks ütlesid hea lause, et on suudetud kohaneda. Et selles plaanis ei ole mitte midagi uut päikese all, et Darwini nii-öelda nende liikide teoorias oli ka, et ellu ei jää mitte kõige kiirem, targem, tugevam, vaid ellu jääb see, kes suudab nagu kohaneda. Aga innovatsioonist ja just nagu Ukrainast rääkides, et on ka tegelikult hästi öelnud, et sõda või sõjaline konflikt on ju tegelikult üks kõige võimsam innovatsiooni nagu kiirendi. Et see paneb nagu inimest käituma, sul on mõnes mõttes nagu elud on ohus, sul on vaja kiiresti reageerida, et enne kui ma siia stuudiosse tulin, ma just sellest lähtuvalt vaatasin ka, et kui me vaatame esimest maailmasõda, et mis tänu sellele tuli, ütleme, et tankid tekkisid, millest kaevikutega üle sõita, lennukid hakkasid luurama, raadioside tekkis kiiresti, sakslased tõid allveelaevad. Vaatame teist maailmasõda, see tõi väga suure tehnoloogilise hüppe, et tekkisid nii-öelda radarid, millega hakati, oli võimalik vaenlast tuvastada enne visuaalset konflikti. Mis tänapäeva maailmas on ka selline kuum teema on, ütleme, tuumaenergia, see Manhattani projekt ju, et hakati nii-öelda tuumapommi tootma ja see läks ka nagu tsiviilkäibesse. Mis veel vaatame? Vietnami sõda. Helikopterid, need öövaatamise seadmed, kõik muud asjad, kuna ütleme, olukord seal džunglis nõudis seda. Ja vaatame ka, ütleme, mis ma vaatasin, ütleme, lahesõda, esimene digitaalne sõda, kõik GPS-id, Afganistan, Iraak, tulidki relvastatud droonid, biomeetria, luureandmete jälgimine reaalajas ja nüüd eile me helistasime, sa ütlesid ka, et Ukraina teeb selles mõttes väga kõvasi edusamme nagu just kaasaegses sõjas nagu. Jah. Ja võikski ütelda, et innovatsiooni märgiks on see, et droonid on muutunud peamiseks relvaks, aga huvitavam on pigem see, kuidas see juhtus. Ja see juhtus suuresti läbi selle, et eelnev süsteem lagunes ära, mis oli rajatud traditsioonilistele riigihangetele, mis võtsid pikalt aega, ja mis Ukraina puhul olid ka väga tihti korrumpeerunud erigrupeeringute vahel ära jaotatud, mis tegi kogu protsessi veelgi vähem efektiivseks. Aga nüüd siis olukord oli selline, et kui väeosas lihtsalt nähti, et venelane ründab, aga mulle ei saadeta midagi, siis küsiti vabatahtlikelt, et te midagi saate tuua, tooge droone. Ja esimene aasta see pööre toimus läbi selle, et kodanikuühiskond või inimesed tõid droone, mida koha peal ümber ehitati kõrgelt haritud inimeste poolt ja ühel hetkel riik nägi, et see toimib. Aga see, mis oli nüüd Ukraina pluss, mida me ilmselt tasume mida meil tuleb õppida nendelt, oli see, kuidas nad siiski suutsid oma näiteks riigihank süsteemist lahti ütelda ja seda detsentraliseerida. Ma toon kõigepealt ühe näite, mis puudutab seda lääne süsteemi. Meil on öeldud, et roheline värv on kõige väärtuslikum värv, sest ükskõik millise asja sa selle militaarrohelisega üle värvid, annab see hinnale kohe mingisuguse kolmandiku juurde, kui mitte poole. Sest on teada, et sõja kaitsetööstuse turul väga palju konkurentsi ei ole. Kui sa ikkagi ühe riigihanke ära võidad, siis sa võid selle pinnal hulk aega ratsutada. Ja see avaldab kahtlemata perversset mõju, sest sõber Kaitseväest rääkis,
mitte küll Eestist, aga kus üks lääneriik tellis endale uued automaadid ja lepiti kokku, mis seal automaadi küljes need omadused peavad olema, aga kui siis kättetoimetamise aeg kätte jõudis, mis oli 5-7 aastat hiljem, siis oli samal firmal, oli nende arenduses juba mingid uued vidinad tekkinud ja nad ütlesid, et kuulge, me paneme teile need asjad juurde, et te saate nagu kõige modernsema relva. Ja ostjad ütlesid, et me ei saa endale lubada seda, sellepärast et näed, meil on see ikkagi riigihange on väga täpselt kirjeldatud, mis see on. Et me peame võtma teie põlvkond vanema asja reeglite kohaselt. No hea küll, siis niimoodi jääb. Mida ukrainlased tegid? Mingil hetkel hakkas ka riik ostma droone, aga seesama probleem, mis suurte riigihangetega ikka on kogu selle protsessi aeglus. Kui need riigi ostetud väga suures mahus droonid jõudsid ühel hetkel rindele, siis oli rindel juba elektroonilises sõjas teine olukord. Kasutati teistsuguseid lainepikkusi, lennati teistmoodi, mille tulemusena ei jäänud väeosadel midagi muud üle, kui nad pidid kõik droonid koha peal natukene ringi ehitama, kasutades selleks jällegi omaenda vahendeid. Ja siinkohal siis tuleb nüüd mängu see, millele aitas kaasa ka Ukraina endine kaitseminister Fjodorov, kes nüüd hetkel on maha võetud. Saab tagasi, ei saa? Täitsa võimalik, et saab, ma praegu ei hakka sellel teemal spekuleerima. Tema siis leidis, et tegelikult tuleb nagu normaalses turuühiskonnas anda ostjale rohkem jõudu. Ehk et ta lõi süsteemi, kus üksused võisid ise vaadata sellelt turult neile vajalikus standardis, kus nad leiavad midagi, mis on kvaliteetsem ja mis on ka parema hinnaga. Mis omakorda muidugi mitmeid etableerunud relvatööstureid väga kurvastas, sellepärast et nad nägid, et konkurentsid pääsesid samale turule. Aga selle asja tulemusena omakorda innovatsioon kiirenes veelgi. Nii et täna näiteks me oleme taas jõudnud ühte järgmise põlvkonda, kus ei räägita mitte lihtsalt droonidest, vaid sellest, et droone üha rohkem juhib AI, tehisaru. No, näiteks, mille mõte on see, et kui see tehisaru on ära näinud oma objekti kusagil, et seal eemal metsa vahel seisab üks tank või mingisugune sõdur liigub relvaga, siis võib inimene lihtsalt ütelda, jah, see on õige sihtmärk ja edasi hakkab see droon juba ise tehisaruga lendama. Aga see on alles pool sellest võrrandist, et kogu see süsteem, kuidas droon üles jõuab ja nii edasi, kuidas käib luure, et seda kõike praegu niimoodi automatiseeritakse, et mul tekib tõsine küsimus, et miks lääs selles revolutsioonis on jäänud selgelt nagu tagaajaja rolli. Ja ma mõtlen ka headele tuttavatele Eesti Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes, kes tegelikult väga palju seda informatsiooni omasid, mis Ukrainas toimub, et ei saa öelda, et nad ei tea. Aga tervikuna, kui me vaatame, siis nii organisatsiooni ülesehituses, hangetes kui väga paljudes asjades me ei ole praegu samal tasemel, mis on Ukraina või Vene armee. Ehkki mitmes mõttes 22. aastal olime tunduvalt moodsam armee. Täna enam ei ole. No jah, eks see õhtumaade häda on see, et kui sa teed ka mingeid hankeid, muid asju, nagu sa ütlesid, et alguses püstitatakse lähteülesanne, siis on mingid hanked, siis tulevad komisjonid nii ja naa, aga kui sul nagu konflikt jookseb, et sul tuleb nagu reaalselt. Aga minust kas see, Eesti on veel selles mõttes väga hea näide, et me oleme esiteks ka nagu väike riik, on ju, et kui me võtame siin, kes ütleme ka sõjatööstuses suhteliselt innovatiivsed on, ütleme Iisrael, USA, Lõuna-Korea, on ju, et seal kuidagi aksepteeritakse ka neid, et kõik projektid nagu ei õnnestu. Et ma ei tea, võtan rusikareegliga näiteks, et meil on mingid 10 projekti, ma ei mõtle üldse ainult seda sõjatööstust, aga ka teaduses. On täiesti normaalne, et 5-6 tükki tehakse tööd, ei õnnestu,
mitu lükatakse nagu sahtlisse. 2-3 toovad võib-olla oma selle raha tagasi ja üks on see, mis nagu muudab seda, võib-olla muudab maailma, muudab seda keskkonda. Aga meil on kuidagi selline, kuidas ma ütlen, et riskida ei tahaks, aga šampust tahaks nagu juua. Et siis on mõni projekt, on ta siis teadusprojekt või muu asi, et nii kui see ebaõnnestub, siis on poliitikud avalikkuses kallal, et täiesti tühjalt kulutatud 5 miljonit. See on tõsi ja see on nagu see on eelkõige väikese riigi probleem, mis ütleb nii loosungite tasandil, et me saame selles protsessis osaleda ainult siis, kui me oleme piisavalt integreeritud oma sõprade ja partnerite sarnasesse struktuuri. Et kus me saame neid riske maandada. Sellepärast, et see, et iga protsess, iga projekt ei õnnestu, see on selline püsiv väärtus või et see ei muutu. Et igal juhul ebaõnnestused tulevad, aga mis on omakorda tõsi, et meil ei pruugi olla raha, et kõiki ebaõnnestumisi finantseerida. Jah, ma ei oska siinkohal muud ütelda, kui ütlen ainult seda poolt, mis puudutab seda droonid ja IT-maailm on tegelikult Eesti võimalus. Sellepärast, et tankipataljoni me tõenäoliselt ei suudaks endale väga kiiresti muretseda, aga droonidega, kui meil oleks soov, siis me ikkagi suhteliselt kiiresti võiksime selle pöörde ära teha. Et see on nagu meile jõukohane revolutsioon, millel oleks väga suur mõju. Kui aktiivne kaitseliitlane sa praegu oled? Sa oled vist kunagi ka seal Toompeal olnud selle malevkonna üleme? Jah, ma olin ka Toompeal malevkonna pealik ja ma olen praegu Tallinna Tallinna piirkonna Kaitseliidu sõjaaja ülem, mitte rahuajal. Mis tähendab, et ainult õppustel ma mängin ülemat praegu. aga see selleks. Ma pean ütlema, et kui sul on kodus üks umbes aasta ja pluss vanune väikene põnn, siis ma näen praegu omast käest, miks aeg-ajalt Kaitseliidus mõni vapper sõjamees teeb oma Kaitseliidu tegevuses 2-aastase pausi. Sellepärast, et loomulikult siis kodus on omad kindralid sel hetkel. Aga kas mõtlen, kuidas sa selles mõttes nagu Kaitseliidu sellist nagu rolli või olukorda nagu hindad, et minu arust nad on nagu, nad võiks olla mõnes mõttes veidi selline, kuidas ma ei oska öelda, rebel või veidi selline vabam, teatud asju nagu tegema, muutma nii ja naa, et miks ma nagu natuke küsin, et mul üks hea sõber ka hiljuti tõmbas Kaitseliidust nagu juhtme seinast välja, et oli sul suhteliselt ka drooni entusiast, tehnoloogia entusiast, aga siis nii-öelda juht sattus selline, ütles, et tead, me väga droonidega ei tegele, et me pigem istume puu all ja proovime ellu jääda ja umbes, ma ei tea, roomame seal mudas, et Kaitseliidus on läbi meie iseseisvusaja olnud päris mitu identiteeti või enda selgitust. Üks on selline, et me oleme partisani jõud, kes võitleb vastase tagalas, kui vaja. Et me võitleme ka siis, kui Eesti peaks olema vallutatud ja võitleme alati võiduka lõpuni. Seejärel on Kaitseliidu nägemus olnud, et me oleme Eesti kaitseväe või regulaararmee toetavad üksused, kes on kusagil tiibadel või tagalas korda hoidmas. Ja samal ajal on Kaitseliidu sisemises DNA-s alati arusaam, et meie käsuahelad on natukene teistsugused, mis tähendab seda, et kaitseliitlasel on alati suuremad võimalused omaalgatuslikult midagi teha. No just seda mõtlesingi. Ja kõige halvem on kahtlemata see, kui kaitseliitlase entusiasmile liiga kõvasti pidurit tõmmatakse. Ma tahan ütelda seda, et on ka ebamõistlikke projekte, mida võib-olla ei pea tegema. Aga tervikuna me oleme Eestis näinud, et ka mis puutub droone, siis
Kaitseliidus on droonimeeskondi, vähemalt oli esialgu rohkem kui Kaitseväes, vaid ta arenes seal kiiremini, sellepärast et seal oli see initsiatiiv rohkem institutsionaalselt lubatud. Samal ajal, kui me teame, et kui Kaitsevägi selle asja ette võtab, nagu ta on praegu ette võtnud, siis nad ikkagi iga päevaga arenevad, seda on näha. Aga ma tahan siinkohal ütelda seda, et oma üksuses ma tahan ütelda kaitseliitlastele, vendadele, et me saame aru, et riigi vaates me jääme alati vaesteks sugulasteks, sest kõik, mis on kallis ja tuleb otse riigihanketest, läheb eelkõige Eesti diviisi kätte, Eesti Kaitseväele, kellel on sõjalises mõttes selle konventsionaalse vastasega kõige suurem koormus. Nemad peavad pealöögi enda peale võtma, nemad peavad selle võidu ühel hetkel konventsionaalses mõttes kätte tooma. Aga me teame, et sõda ei pruugi olla ainult konventsionaalne. Ja seetõttu siis ma tahan ütelda, et me peame kompenseerima oma vaese sugulase staatus sellega, et meil on jälle parem kontakt ühiskonnaga. Et iga kaitseliitlane otseselt on ju mingisuguse väikese kogukonna, mingisuguse pereliige, kes on ka huvitatud, et selle pere emal või isal läheks kriisi ajal paremini, et tal oleks rohkem võimalust ellu jääda. Ehk et see, mida me näeme Ukrainas, on ikkagi see, et see riik on kriisis edukas siis, kui võimalikult rohkem ühiskonnaliikmeid väljaspool käskusid üritab midagi selle võidu heaks teha. Ja selles suhtes ma olen 100% kindel, et ka Eestis, kõik senised kriisid on seda näidanud, kui kogukond tuleb taha, siis saadakse raskustest üle, kui arvatakse, et need mehed, kes on pagunitega, need lahendavad probleemid, siis ei tule mitte midagi välja. Riigil on kõikidest ressurssidest alati puudus ja riik ainult oma vahenditega, ainult nende maksudega ta ei jõua iial suuri kriise finantseerida. Kuule, tänast taskuhäälingut vaikselt kokku hakates tõmbama, ma täiesti meelevaldselt sinu jutu peale tõmbaks paralleeli, et kas meie koduerakond parempoolsed ongi natuke nagu Kaitseliit, et riiklikku rahastust meil ei ole, enamus teevad seda asja kõike muu asja kõrvalt, entusiasmist, ja sama ongi, nagu sa ütlesid, et kui sa seda entusiasmi nagu maha tõmbad, siis üks hetkel löödki nagu käega, see on väga hea mõte, tegelikult kui minu käest omal ajal küsiti, et miks parempoolsed, et nad ei ole ju erakonnas ja kas sul oleks siis probleeme olnud mingisuguse suure erakonnaga liituda? No kõik oleks avasülis vastu võtnud. Ja mul oli täpselt sama tunne, et aga ma tahaks nagu kedagi, kelle puhul me oleme kõik võrdsed kohe alguses ja me ei pea kahtlustama, et näe, see inimene saadi erakonda selle mõttega, et me pakume sulle ministri kohta. Sest kellelgi ei ole seda ministri kohta praegu kusagil paistmas. Võib-olla nüüd esimest korda, kus me oleme juba mitu aastat seda erakonda ehitanud, võiks tekkida lootus, et järgmistel Riigikogu valimistel meil tekivad esimesed reaalsed võimalused. Aga see on ikkagi läbi selle, et me kõik oleme saanud nagu võrdselt seda ehitada. Eks ütleme, natukene on juba ka katsetatud, et nii mitmeski omavalitsuses on parempoolsed võimul, sa ise oled nii-öelda Tallinna volikogu liige. Jah, kahtlemata. Ja ma pean ütlema, et muidugi see Tallinna volikogus olemine on väga hea poliitkool selles suhtes, et me saame aru, mis asjad on võimalikud ja mis ei ole. Või ehk, et kuidas mõningaid asju ongi võimalik võimuerakondadel tuima näoga läbi suruda, mille peale mõtleks, et aga need ajalehed kirjutavad sellest, me kõik näeme, et see on vale, ma räägin näiteks poliitiliste nõunike ametikohtade taastamised linnaosa valitsuste juures. Ja kõik me saame aru, et see on vale ja see on omal moel korruptiivne ja kokkuvõttes enne järgmisi valimisi ei juhtu selle süsteemiga, tundub, et mitte midagi. Nojah, nagu varasematel aastatel, et opositsioon kirub küll linnameediat, linnaosa lehti, aga sel hetkel, kui nagu ise lähed võimu teostama, siis ükski leht kinni ei lähe, pildid ilmuvad edasi, et see on kuidagi selline, ma ei oska öelda, eluring, ta nüüd on imelik on öelda, et meil hakkab see
jutt kohe lõppema, aga ma tahan siis nagu ütelda meie peatselt tuleva üldkogu kohta, et mina olen viimased paar kuud olnud palju Ukrainas ja natukene erakonna asjadest eemal olnud, sest nagu sa ütlesid, kusagilt tuleb ju leiba ka teenida. Absoluutselt. Aga samal ajal olen mõelnud, et see meie erakonna ürgmissioon on olla see erakond, kes suudab need otsused vastu võtta, mis näiteks puutub innovatsiooni ja mis ei ole populaarsed. Ja me oleme Lavliga omavahel rääkinud sellest, et me aktsepteerime selle, et me võtame ebapopulaarsed otsused vastu, kui on vaja, ja laseme ennast järgmisel korral siis maha hääletada, aga vähemalt need asjad on tehtud. Noh, on jah, et siin ühes hiljutises arutelus me akadeemik Jaak Aaviksooga nagu arutlesime ja siis me rääkisime, mis oleks vaja hariduses teha, et õpetaja palk tõuseks, et kvaliteet kasvaks, kõik muud asjad ja siis ta küsis hästi, et ja kui paljudel nendel otsustel oleks nagu avalikkuses suur toetus, mitte ühelgi. Et eks neid poliitikuid on vaja, aga üldkogu läheneb, on meil vist 15 august, mul on tegelikult väga hea meel, et meil on 36 kandidaati, on 14 juhatuse kohale. Võib-olla ma olen isegi natukene süüdi, et teinekord tuleb mõni liige ja ütleb, et juhatus pole seda õigesti teinud ja volikogu on selle valesti teinud. Ma ütlesin, et kuule, augustis on üldkogu, tule kandideeri ise, saad täpselt teha nii nagu peaks umbes nii, et selles mõttes on nagu tore, et aga päris lõpetuseks me ükspäev natuke vist rääkisime ka sel teemal, et presidenti hakkame kohe valima, et suudab Riigikogu... Mina ei hakka. Ütleme nii, et ma pean ikkagi Eestit nagu enda omaks, et kas meie Riigikogu suudab ta nagu ära valida, et kuigi me rääkisime ka sellest, et ütleme Eesti presidendi roll nagu sellises parlamentaarses demokraatias on pigem nagu tagasihoidlik, kuigi sellest on tehtud väga suur sündmus, et sel puhul on taas huvitav, et mitmed vanad Riigikogu hundid on a priori aktsepteerinud seda, et väljaspool Riigikogu erakondade kokkulepet ei sünni ühtegi presidenti. Mis on omamoodi kurb. Sellepärast, et Eesti presidendi staatus nii ebamäärane, kui see ka ei ole, kannab seda hõngu, et ta peaks olema suurem, hõljuma kõikide erakondade kohal, olema rahvast ühendav mingisugune pilv ja siis on see süsteem on meil kujunenud ikkagi niimoodi, et kui Riigikogu erakonnad ei jõua kokkuleppele, siis midagi taolist ei sünni. Ma usun, et nendel vanadel Riigikogu huntidel on õigus. See teeb mind kurvaks, aga ma millegipärast arvan, et praegu on need mitu kandidaati hetkel niimoodi tekkinud, et äkki nad suudavad selle ära valida. Mis omakorda tähendab, et mu jutust õhkub, et mul ei ole endal sellist kandidaati, kes mulle hirmsasti meeldiks, aga täpselt samamoodi ma ütlen, et meil on õige mitu kandidaati, kes on minu meelest on täitsa okei presidentid. Või nagu ma olen kuskil ka öelnud, et kuid ja kuid sa otsid seda erilist, ja siis lõpuks, kui on juba selline väsimus tuleb peale, siis ütled, leiaks ühegi normaalse, kes võiks olla. Ei, Eesti saab selle presidendi. Kokkuvõttes see on nagu tõesti mänguilu küsimus, presidendi valimine meil, et kindlasti me saame selle presidendi ja kindlasti mingil moel ajab ta oma asjad ära, et süsteem on niimoodi üles ehitatud, et midagi väga hullu ei juhtu. No ma selles mõttes ikkagi loodan, et me ei saa presidenti, kes hädapärast asjad ära ajab, aga me saame ikkagi sellise vaimse ja sellise inimese majaka endale Eestisse. Et... Võiks, muidugi. Eriti olukorras, kus võib-olla usaldus Riigikogu ja poliitikute vastu on nii madal, et siis tahaks kellegi otsa mõnes mõttes nagu vaadata. Et... Ma olen sinuga väga nõus, et ma hulk aega olin seda meelt, et ma arvasin, et see president võiks meil olla selline tehnokraat, kes saab aru, kuidas riik toimib ja siis ta oleks ta osav välismaaga suhtleja.
aga ühel hetkel mul endal tekkis tunne, et Eesti üks suurimaid nagu sisemisi probleeme on ikkagi see, et seda erakondade vahelist umbusaldust on piisavalt palju ja ühiskonna üldist lõhestatust on täiesti piisavalt, et pigem ma otsiksin presidendina ka seda, kes eelkõige oleks rahva ühendaja ja alles seejärel kõikide tehniliste kohtade täitja. Sellepärast, et kõikide teistele tehnilistele kohtadele on tal nii nõunikud kui ka riigis muud ametid, kes suudavad selle funktsiooni ära täita. Kuule Ilmar, aga suur tänu, et ma arvan, me oleks võinud siin veel ja veel vestelda, et siin mõnigi teema jäi veel paberile, et äkki me mõni järgmine kord kohtume või mõni teine kord. Ma usun, et ega erakond parempoolsed kestab veel nii mõnda aega ja siis äkki on võimalik kohtuda. Just, aga lõpetuseks ma soovin ka sulle edu, et kandideerid parempoolsete juhatusse ja ma arvan, et see on väga suur pluss meie erakonnale, et sellised inimesed nii-öelda viitsivad ja tahavad üldse panustada. Aga aitäh ja mina tänan ka kõiki vaatajaid, kuulajaid, kes peaaegu 1,5 tundi kuulasid. Oli väga huvitav jutuajamine, rääkisime põnevatest teemadest, kohati läksime päris nii-öelda sügavusse, aga uute kohtumisteni, ma ei tea, millal see podcast meil välja tuleb, aga ma loodan paljusid teist kohtuda ka Paide Arvamusfestivalil, kus on väga mitmeid ja põnevaid arutelusid, tõenäoliselt ka neid samadel teemadel, mis meie arutasime. Aga kohtume uuesti 2 nädala pärast ja siis on juba uus inimene, keda Kaarman kõnetab. Ilusat suve jätku!